tere, sa vaatad Romeo seikleb YouTube'i kanalit ja tänast videot alustab mina. Ahoi sõbrad, nali naljaks. Tänase video ikkagi toon mina teieni. Kass lihtsalt vahepeal tahtis siia magama tulla. Tänane video siis on selline, et see video sündis tänu toetajatele. Mingi hetk ma enda Discordi serveris tegin väikse üleskutse, et kas oleks huvilisi, kes tahaksid mind toetada selle projektiga. Ja päris mitmed inimesed kirjutasid ja tänu teile see video siis täna siia ka jõuab. Ja tahangi kohe ära tänada siis sellised inimesed nagu Mattias, Harri, Peeter, Joss, Volle ja Martin. Tänu teile see video saab täna teoks. Ja tänane video siis tellisin peaaegu et 300 euro eest tavaari Temust. Ja kõik selle mandiga me läheme metsa, testime ära, kas see asi toimib või on lihtsalt hunnik pahna. Hakkame kuskilt otsast pihta. Ma näitan teile toodet ja siis ma lisan siia juurde selle toote pildi ka, kui ma leian selle üleselt, sest vahest Temust asju tellides on nõnda, et need asjad enam müügil ei ole. Nii et hakkame kuskilt otsast pihta. Et tegelikult pakkusin seal välja, et igaüks saab mingi asja ka valida, aga kõik olid, et vali ise. Nii. Söögikomplekt. Ma katsun kiirelt lihtsalt üle vaadata, et pärast metsas katsetame rohkem. Söögikomplekt. Siin tundub olevat siuke pott, pannilaadne asi, võrk koti sees. Ja kuna ma peast neid hindasi ei mäleta, siis te saate selle pildi pealt vaadata, mis ma lisan juurde. See tundub üsna asjalik. Ma arvan, et me metsas vaatame ka, kuidas siin mingit toitu teha on. Magamiskott, üsna pirakas. Seljakotti ta vist ära ei mahu, nii et võtame kätte. Aga ekstreem on -18, komfort 0 kraadi, täiskasvanu suurus 190+3 on see suurus. Peal on kirjas lightweight 2,5 kilo. Ma ei tea, kui lightweight on, aga eks me katsume ära proovida, et kuidas siin siis uni on. Aha, need on need toidukausid. Mõtlesin, et teinekord tahad mingid nuudleid teha või mingid suppi süüa, siis on hea, kui on sellised kokku pakitavad taldrikud. Neid on hea autos ka hoida suvel. Volditav veepudel. Ma ei tea, kuidas selle siit nüüd lahti peaks saama, aga volditav veepudel, mis ta on siis? 1800 milliliitrit. Ka hea lihtne, siin on isegi sang olemas. Saad sangast võtta, ära täita. Vahest nende Hiinast tellitud pudelitega on see, et alati nuusutage siia sisse ka. Siin siukest rõvedat plastiku lõhna ei ole, aga teinekord mõnel asjal on küll väga julm. Nii, mis see on? Juba tean. Madratsi alla lihtsalt selline nii-öelda katte see, et siis ta natukene isoleerib seda külma ära, mis maas on ja saab siia siis turvaliselt õhk madratsi peale panna. Nii, see on siis tarp, selline firma nagu Free Soldier, kus juures ma olen kunagi ammu ostnud AliExpressist või kuskilt need saapad ja nad pidasid mingi 2 aastat vastu. Sama firma oma. Ja nimi ongi Free Soldier Tactical. Nii, tarp ma võtsin kamo värvides ja see peaks olema 3x3 meetrit. Nii, matkatool. Kui ikkagi metsa minna, siis kui on enda matkatool kaasas, on väga mõnus kuskil istuda. Näiteks metsa ääres või rabaservas. Õhkmadrats. Ja valisin sellise, kus on nii-öelda madratsis endas pump sees, et saab jalaga täis pumbata ja pärast õhu välja lasta. Vee filtreerimise komplekt, et siin on siis veekott, veefilter ja voolik. Ja kuidas ta toimib on see, et paned vett täis, riputad üles, suunad filtrisse ja voolikus suunad siia filtrisse ja filtrist siis saad näiteks pudelisse tilgutada. Nii et vaatame ära, kas toimib. Lisaks tellisin ühe väiksema ka,
Siin on niimoodi, et siia saad ühe, näiteks 0,5 pudeli otsa keerata, siia teise ja siis paned niimoodi tilkuma ja filtreerib läbi. See on siis mäluvahuga matkapadi. Tihtipeale matkates jääb kael üsna kangeks. Nii et tahtsin sellist patja ka testida ja üldiselt tavaliselt need padjad saavad väga palju kasutust. Juba näen, et see on magamiskoti lina. Kuna ilmad on jahedad, siis see on siuke hea asi, millega magamiskotti minna. Annab sulle lisasooja. Seljakott. Ma arvasin, et see tuleb suurem. Tegelikult väga suur ta ei ole. Ja võtsin siis ka sellise enam-vähem mingi digilaigu värvis. Et selles mõttes niisama ta seisma ei jää. Saame sellega kalal käia suvel. Aga katsume pärast siis kõik need asjad siia sisse ära mahutada. Sellesse mul väga usku ei ole, aga ühe toetaja soov oli, et telli päikesepaneeliga akupank ja vaata, kas saad metsast telefoni laadida. Nii et tellitud, laetav. Midagi töötab. Taskulampi on ikka metsas vaja, eriti pimedal ajal. Selline huvitav asi. Kaela riputatav komplekt, tulepulk. Ja üks asi, mis ma siin varasemalt videotes olen kasutanud, on see puhumistoru. Et saad täpselt selle oma ühe, kui sa puhud, kogu selle suunata kuskile kindlasse kohta lõkkes ja see aitab päris hästi sellel tulel üles minna. Et ootan väga huviga, et seda asja katsetada. Kaela riputatav nuga. No nuga on ikka metsas vaja. Vaatasin erinevaid variante. Mõtlesin, et võtame kõige sükse käepärasema. Väga väike tera. Mahu mu peopesse ära. Parakord nöör. Nööri läheb alati vaja. Ja igaks juhuks võiks alati mingi varunöör matkakotis olla. Siis olid sellised karbid. Ma võtan ühe välja. Siukene väikene tinakarp või ma ei teagi, mis ta on täpselt õige nimetus. Siia on hea endale igasugust tulesüütamismaterjali panna. Kogud, ma ei tea, saepuru, mis iganes. Võtad kasetohtu, purustad siia vahele. Et on väga hea, kui on selline asi olemas. Ja isegi kui ta on niiske, tõstad siia karbi sisse, paned mitte lõkkesse, aga lõkke ligidale ja siis vaikselt kuivatab seda siin. Ühtede minu lemmikute YouTuberite Estonian Adventures kanalil ma olen päris palju näinud, kuidas nad kasutavad risupliiti. Ja ma võtsin ka siis, see on siuke kokku pandav, kandekott on kaasas. Ja proovime siis ka risupliidi ära, et lõpptulemust tal peaks olema selline. Ja igaks juhuks lisavaiad. Neid on siin minu arust vist 10 tükki või. Ja siis leidsin ka sellised huvitavad, et selle keerad maa sisse, surud otsas peale ja hakkad lihtsalt keerama järjest. Et vaatame, emba kumba kasutame. Alguses proovime kindlasti tarbi omad ära. Vot selline see mant sai. Hinnad, et te näete iga asja kõrval, kui ma siin näitan, ma pärast arvutis lisan juurde. Ja ega muud ei olegi. Lähme kuskile metsa, jääme ööseks ja testime need asjad ära. Olen omadega tulnud siis RMK Nõmme Veski lõkke kohta ja tulin siia sellepärast, et kui te mäletate, siis talvel ma käisin siin samas platsil seda potiliha tegemas. Et kui te nüüd sinna vaatate, siis seal on üks tuttav koht, kus me oleme juba istunud. Aga kuna tegu on väga ilusa kohaga, siin jõe ääres niimoodi, siis ma mõtlesin, et tulen siia. Et siin on täitsa mõnus olla, ilus loodus. Käisin korra ühte teist platsi vaatamas, aga siis otsustasin ikkagi, et tulen vaatan igaks juhuks siia ka ja siin on praegu tühjus. Nii et ma arvan, me jääme siia. Nüüd temu varustus on koos, kus juures see magamiskott mahtus ilusti siia sisse ära. Aga kuna ma tahtsin panna veel toidu asju siia sisse, siis ma otsustasin, et võtab magamiskoti lihtsalt kätte, et nagunii ei ole pikka rändamist. Nii et tegelikult saab arvestada küll, et
kuskile minna, siis selle magamiskotti mahutab ka siia täitsa sisse ära. Nii et jah, tundub, et alguses olin selle koti suhtes natuke ülekohtune, aga praegu toimib ja hiljem viin selle siis sinna suvemajja, et oleks seal ka mingi asi olemas. Siin oli veel see embleemi koht ka, siis ma sahtlist ühe leidsin. Nii, aga ma arvan, et esimene asi, millest me alustame, paneme majutuse püsti. Proovin teha tarpist siukse varjualuse siia ja siis lähme võtame siit alt vett ja paneme siis läbi filtri selle tiksuma, et meil oleks joogi ja söögivesi olemas. Tarp ise siis oli sellises kotis. Ma võtan selle siit välja ja laotame esialgu maha selle. No ja ikka päris pirakas poiss, 3x3 meetrit. Et ühelt poolt on kamovärv ja teiselt poolt on siis lihtsalt siuke roheline ja tundub siuke üsna veekindel. Ja mul on selline plaan, et me paneme ta ühtpidi maha, äärek kinni ja siis paneme nagu selle ääre üles. Tekib nagu siuke telgi moodi asi. Selles mõttes oli ikkagi tark tegu vaiase juurde tellida, sest siin komplektis on ainult 4 tükki, aga õnneks mul on terve pakk veel ja mis mu mõte on, me paneme need ääred siit kinni ja siis see äär, mis seal on, tõstame üles, tekib siuke varjualune. Mis ma juba tahan kiita selle tarpi puhul on see, et see nädal ma katsetasin ühte teist ja mulle meeldib see, et siin on sellised aasad, et siit saad ilusti läbi panna vaiad. Et üks teine, mis ma ostsin, seal olid need aasad teistpidi ja üsna raske oli kinnitada. Kuna ma sobivaid puutokke ei leidnud, siis ma otsustasin sellise asja kasuks, et mul autos olid matkakepid ja ma panin need siia tugipostideks ja tõmbasin nööriga pingule. Ja siin siis samamoodi. Näitan sealt poolt ka. Päike praegu täpselt siia poole. Aga võt, nii ta siin on. Nüüd kui keegi küsib, et miks ma niimoodi panin, siis 2 põhjust. Number 1, tahtsin. Number 2, ma olen alati olnud koormakatet või pivi või tarpi kasutades CV-s, kes paneb selle niimoodi siia 2 puu vahele ja siis tõmbab mõlemale poole maha ja paneb kinni. Et ma lihtsalt otsustasin, ma seekord katsetan midagi muud. Et kindlasti oleks parem, kui ta oleks pingul, et praegu seal ka see nöör on. Ma pärast katsetan võib-olla, kui selle 2 matkakepi vahelt veel nöör panna ja veidi pingutada, et siis püsib paremini. Aga ma tahan sellise variandi lihtsalt ära katsetada. Et alguses oli mõte, et panen need äärek kinni ja tokk keskele, aga ta ei veni nii palju ja ei ole seda nurka, et seal need nurgad jäävad lotendama ja siis ta ei ole just kõige parem. See on see fooliumkate. Selle paneme siia alla nagu isoleerima lihtsalt seda maapinda madratsist. Oh. Nii, mäluvahuga matkapadi. Ma ei tea, kas kaamera pealt on näha, aga siin on juba mingi kriimustus sees ja katki. Võt sulle temu värki. Aga muidu tundub täitsa mõnus. Jätame selle siia paisuma. Õhkmadrats. Isegi paranduskomplekt on kaasas. Mingid trukid on ka siin külje peal, et saad vist 2 madratsit omavahel kokku panna. Nii, mingi kork. Tagant veel autosid tuleb, nagu ikka, reede õhtu ja rahvas on kohal. Nii, ma vist leidsin selle pumba ka ülesse. Peaks olema, et siit hakkab pumpama. See peaks olema nüüd sükse süsteemiga, et jalaga astud siia peale ja siis läheb täis. Aga hetkel nagu ei liigu. Kui 2 jalaga peale seista, siis midagi teeb.
Nojah, ju siis ma kiigun siin sellega nii kaua, kuni täis läheb. Nõkutasin, mis ma nõkutasin nende jalgadega, aga lõppu pidi ikka puhuma. Eks vaatame siis, kuidas ta vastu peab. See on see magamiskoti siselina ja vaatame selle magamiskoti siis üle. No, ütleme nii, et magamiskott tundub küll tummine. Öösel lubab 1 kraad külma ka, näiteks siis näis. Polüester. Täide on mingi vatt vist. Tasku on siin olemas. Saab telefoni panna. Nii, ma võtan kohe kaamera ka. No see lina, jätame lina siia, kui vaja, siis paneme selle sinna sisse. Nii. Null, 10, -18, -10 siis jah. No ütleme niimoodi, et väga halb ta ei ole. Et kui siia näiteks talvel teine sisse panna, ma arvan, et toimib küll. Ehk siis täna öösel saab teada. Aga täitsa asjalik ju. Ma arvan, et öö siin mööda saata ei ole üldse hull. Ilus vaade ka kohe ärgates. Nõnda. Majutus püsti, nüüd lähme võtame vett ja paneme selle veekoti siia oksa külge rippuma ja proovime pudeli täis saada, vaatame siis, mis sellest välja tuleb. Enne kui lähen vett tooma, siis meil oli sääne akupank ka päikese paneeliga. Siin tuli põleb, ma ei tea, kas laeb. Jätame ta siia päikse kätte mõnulema ja pärast paneme juhtme järgi, vaatame, kas saame telefoni laadida. No, sääne filter, voolik, mingi kork ja siis on see veekott. Mis ta siis on? 6 liitrit. Jah. 6-liitrine veekott. Gravity Fed Water Bag. Filter well. No lähen proovime, paneme koti vett täis. Ega filmimisel juhtub siin äpardusi ka. Nimelt see akupangaga hoidja, mida ma kasutan. Sellel ei lähe see ots enam siia pesasse tagasi. Mingi osa jääb välja. Eks ma pean ta kodus lahti võtma ja vaatama, kas saab. Paneme siia doki külge tagasi kinni. Ja vaatame, kas siit saame vee kätte. Nõnda. Katsume mitte sisse kukkuda. Ma võtan korra need sangad ka ära. Noh, jõe vett ennegi joodud niisamagi ja olen elus. Ma arvan, võtame mingi, paneme pudeli täis. No, 3 liitrit vett. Paneme selle koti siia rippuma niimoodi. Nii, siia tuleb voolik ühendada. No, peaks ulatuma küll. See on siis see kokku lapitav veepudel. Ja niimoodi ta siin vaikselt niriseb. Tundub huvitav. See on niisugune. Jätame ta siia vaikselt niimoodi mullisema. Ja mingi hetk siis vaatame. Huvitav süsteem. Ma olen neid kuskil teistes videotes näinud. Aga ise ei ole katsetanud. Ja siin on siis, et seda voolu, seda saad siin sellega siis timmida. Et kas kiiremaks või aeglasemaks. Järgmine asi, matkatool. Paneme selle ka kokku. Saab korraks tagumikku maha panna. Enne kui siin muid asju tegema hakkame. Üsna lihtne süsteem. Sa peaksid... Sees jookseb mingi siuke kummilaadne asi. Peaks siia lukustuma lihtsalt. Nii.
Okei. Sain pointile pihta. Nõnda. Peab ütlema, et üks väga-väga soe päev on olnud. Pole ammu nii sooja tundnud. Kevad tuleb mühinal. Aga noh, kus ta pääseb? Varsti on meil juba maikuu. Ongi koos. Mul on üks sarnane matkatool, aga see on kõvasti kergem ja kõrgem. Noh. Peaaegu nagu kiiktool. Eks ta tahab natukene sisse venimist. Aga peab ütlema, et väga mõnus tool on. Ma juba kujutan ette, kus see mul on kaasas kuskile. Mõnusalt saab magada. Siin on niisugune nagu mõnus peakoht ka. Väga mõnus. Nii, tõmban natukene hinge ja siis vaatame, mis meil veel siit kotist välja tuleb, mida vaja katsetada on. Mul ei ole küll ühtegi topsi kaasas, ma oleks pidanud natukene targemalt tegema ja läbipaistva topsiga võtma ka. Uskuge või mitte, see vesi on palju läbipaistvam, kui ta oli enne. Nii, proovime ära. Vesi nagu vesi ikka. Võib-olla kaamera peal midagi jääb natukene näha. Helgib vastu, aga päris huvitav. Tõmbas vee isegi puhtaks. Aeg on sealmaal, et päike vaikselt läheb alla ja mul läheb kõht tühjaks. Nii et järgmine asi, mis me peame kokku panema, on see risupliit. Tuleb siis selliste juppidena. Kile siis ära pakendatud kõik. Katsume ta kokku saada. Ja siis teeme tule alla. Ja tuld teeme täna nõnda, et kohe näitan teile. Nimelt tulepulk ripub mul siin kaelas. Puhumistoru ka. Ja ma näitasin neid karbikesi ka. Karp on siis täis seda nii-öelda vana mehe habe. Katsume sellega väikse tule alla teha. Ja siis räägin lähemalt, mis me täna süüa teeme. Nagu paneks täiskasvanute Lego kokku. Siin tuleb need nurgad õigesti saada. Nii. Siis siia tuleb see. Kuna nad on nii uued, siis nad ei taha siin väga alguses haakuda. Nii, see ka paigas. Ja see tuleb libistada siit niimoodi. Ja kokku ma ta sain. Siit paned siis puid peale. Siia saab oma potikese panna. Ja lihtne kaasas kantav. Tõin natuke risu. Siis tegin pilpaid seal väikseid. Vaatame, äkki sellega saab toidu siis tehtud. Mul on see nuga ka, mis ma temust tellisin. Ma proovin sellega kõik sibulad ja asjad tükeldada. Ja mis meil siis see toidu idee täna on? Praen ära paprika, praen ära sibulad, siis lisan hulka kana, see on nii-öelda kana kebab, siis valame vee peale, siis läheb selline kaste ja siis lähevad
nuudlid sisse ja tuleb selline aasiapärane toit, et ma just siia sõitsin, siis mul tekkis ilge isu mingi Aasia toidu järgi ja käisin Kuusalu poest läbi, sain sealt igast head tavaari. Ja siis me saamegi ära katsetada kõik need nõud ka, mis siin sees on. Siin on siis see matkakomplekt. Peab autos pärast prügikotti ka tooma, sest et kõik asjad on ju pakendis ja võtad neid järjest välja siin, siis tekib seda kile nii palju. Ja ma ei taha, et see kile siin loodusesse satub. Nii. Poti gaas. Mingi väiksem kaan. 2 väikest nagu supitaldrikut. Näete, isegi nustik on kaasas. Seda asja ma olen tegelikult ammu tahtnud endale, et see võiks matkal kaasas olla. Siin on vahepeal mingi labidas. See tundub olevat nagu mingi kulbi moodi asi. Aga mida ma olen ammu tahtnud endale matkakomplekti, on lihtsalt siuke kann, et vesi keema panna. Väga äge. Nii. Siis siin on selline, pani jooksu käest, selline suurem pott. Ja ühtlasi ka siis siin on sellele olemas gaas, aga seda saab kasutada ka panniga. Nii-öelda pannina saad kasutada, saad siin endale matkal olles teha pannkooki või midagi. Ma nüüd ei ole kindel, kas ta võtab siia liha või asjad kinni, aga eks me varsti saame teada. Väga asjalik komplekt tundub vähemalt praegu. Panen juba siia sisse natukene mingeid asju. Ja hakkame kohe siit vaikselt panema. Pulk ka. No, toidab. Ma arvan, tõmban lihtsalt näpu vahel selle sibula niimoodi. Nuga on küll päris terav, peab ütlema. Veel on vähemalt. Paprikas on selline asi, et ta kas maitseb sulle või ta ei maitse sulle üldse. Aga mulle endale meeldib, kunagi sai lihtsalt käidud kasvuhoonest võtmas ja sõid nagu õuna. Paneme vahepeal kana ka peale, et siin mingi osa kindlasti jääb õhtul niisama õlle kõrvale näksimiseks. Nüüd läks mõnusalt. Kana piisavalt. Vahi, kus nüüd tõmbas leegi alla. Tõmbab küll selle põhja natukene sükseks mustaks, aga sellepärast jõe sõõrub maha. Ja siis tuleb see siuke teriyaki kaste. Panen kõik asjad kohe ära siia. Kui ma vaid saaks seda lõhna teile edasi anda. Nii et ei tea, ega ma selles kokanduses nii võhik ei ole, kui mõnele meeldib siin iga video alla kirjutada, kui ma süüa teen. Aga see selleks. Ehk siis tänapäeval see, ma ei teagi, milles see kulinaaria oskus peaks väljendama, et minu arust elementaarne, et inimene oskab ka lihtsamaid asju teha ja kui mõni asi vahest ebaõnnestub, siis nii on. Ma arvan, et isegi ka profikokkadel
on asju, mis ei tule välja. See selleks. Vahepeal oli siin üks matkamees, kes kotiga vastu tuli, aga rohkem ma ei näe teda, et kuna valget ilma ka on, võib-olla otsustas, et kütab veel edasi, et muidu oleks tahtnud talle ka seda nuudlisuppi pakkuda. Muidugi seal taga kuskil minu arust on veel üks plats, ma ei ole kindel, aga mis ma siin ikka hakkan tuiama. Et alguses oli seal taga lõkkeplatsil, et siuke jagatud rõõm oleks. Nuudlid olid siis sellised, need on munanuudlid. Päris huvitavalt niimoodi selliselt tulevad. Ma poetan nad sinna sisse. Las nad olla. Ja kus ma näen, kui 200 grammi, ma võtsin siit 2 ära, 100 grammi, ma arvan, et on rohkem kui veel. Ja tundub, et see minu nuudlisupike siin hakkab valmis saama. Nuudlid mõnusalt siin paisunud. Järgmine asi, mille saab ära testida, on selline kauss kokku käiv. Lükkad siit sisse ja ongi kauss olemas. Nii, ma arvan, tõstame neid nuudleid siit. Ops, kaussi. Nii, ja ma otsin selle kulbi ka. Ja kulbiga tõstame siit seda leeme peale. Koos kana ja kõige muuga. Et oleks võinud isegi vett rohkem panna tegelikult. Ja, üks nuudel pani jooksu. Võt, selline see välja näeb. Võiks veel maitse rohelist ka olla ja puistaks siia peale näiteks rohelist sibulat, paks veidi peterselli. Aga siuke see nii-öelda metsaraamen on. Ja saame siis ära ka maitsta. Maitseme kõigepealt selle leeme. Hästi kergelt soolane, samas mõnus siuke magus ja järel maitse on siuke veidi tšillikas. Täitsa mõnus. Nüüd tuleb kõht täis süüa ja siis vaatame, mis me edasi teeme. Kõht sai väga täis. Toit oli minu arust super hea. Ei midagi keerulist. See asi käis väga lihtsalt. Ja patt oleks kurta. Aga ma mõtlesin, et ma ikkagi lähen teen tule alla sinna. Et ma ei hakka siin selle väikse risupõleti peal kogu aeg seda asja hoidma, et lähme teeme tule alla sinna ja seal on täpselt mõnus veel siis neid õhtuseid linde kuulata ja sinna kõrvale ka väike õlle võtta. Ma unustasin vee jooksma panna, nii et ma panen vee ka siia uuesti jooksma, et oleks hommikuks kohvivesi ja toiduvesi olemas. Läks. Võtame siit seda väikest sodi ka veel. Mõtlesin, et teen siukse kaua mängiva. Las ta siin võtab leegi üles ja vaikselt oma keskis siin põlemad hakkab. Vot nõnda siin lõkke ääres istun. Mõnus. Nädala lõpp ka. Väga tegus ja pikk nädal oli. Ja ma arvan, iga mees nõustub, et iga nädala lõpus on üks preemia välja teenitud. Ma nägin täna poes selliseid õllesid nagu mingi Scotti West. See tundub mingi hele laager. Ja siis ma võtsin ühe tumeda laagri ka. Aga teeme selle heleda laagri ennem. Head suured pindised ka. Täitsa mõnus. Ma ei teagi, mis selle päritolu on. Kohe vaatame, kas loeb kuskilt välja.
Leedu või? Eesti keel on kuskile siia vahel ära kaotatud, aga tundub, et importi on siis vähemalt Leedu. Vot nõnda. Ega midagi. Natuke istume seal lõkke ääres ja pärast lähme siis poeme põhku ära. Nagu ütlesin, pikk nädal oli, väsinud ka ja saabki siin hommikuni üks väga pikk ja mõnus uni ära teha. Ja siis hommikul ka mõnus siin kohe looduse taustal kohvi juua. Vot, ega midagi, ma mõnulen siin lõkke ääres ja pärast siis poen seal põhku ja vaatame, kuidas tundub. Nii, ega siin on aeg magama minna. Huvitav on see, et taskulamp on veel testida. Nii et kui käega liigutad, läheb tööle. Vot. Ja ega pesa on selles mõttes valmis. Ma arvan, et ma panen selle lina ka veel. Sest et väljas on tegelikult kole jahedaks läinud. Ja enne pimedat tulid siia siis naabrid ka. Kõrval platsil on ka inimesed. Korraks panen selle maha. Et võtame selle lina ka sisse, siis ma arvan on kõvasti soojem. Töösel lubas süke 1 kraad. Ma ei jõudnud ennem kaamerat käima panna, aga ma ei tea, kas mingi metsloom sõi kellegi teise ära. Ilge kisa tuli sealt metsa alt igastahes. Juhusalt keegi ära söödi. Loodame, et meid ära ei sööda. Nii et ma poen selle linaga siia magamiskoti sisse. Materjal tundub okei. Ja eks ma siis hommikul muljetan teile, kuidas meil see öö siin möödus. No hommik. Ega väga mõnus öö oli. Magamiskott pidas ilusti vastu. Aga hommikul päikese tõustes hakkas nii külm, et pidin karukampsuni selga panema. Siis oli täitsa mõnus jälle. Aga muidu öösel süke 1 ja 0 kraadi vahel. Ja ütleme nii, et magamiskott toimib. Ainult, et üks asi läks siin katki, seda ma saan pärast näidata. Aga suuresti kõik toimib. Padi on väga mõnus. Kuna ma kodus magan ka siukse nii-öelda kõva padjaga, et pea oleks kõval pinnal, siis siin täpselt samamoodi. Madrats on siiamaani õhku täis, ei ole tühjaks jooksnud. Toimib ka väga hästi. Lina siin sees andis ka veidi sellist lisasooja. Et see nii-öelda magamiskoti siselina on ka ennast ära õigustanud. Vihma ei sadanud öösel, seega täpselt sellise lahenduse all siin oli olla hea. Vahepeal kusjuures öösel tuli tuul ka sealt poolt, et siis olingi täpselt tuulevarjus. Aga muidu jah, muidu paneks selle tarbi teistpidi, et kui oleks oht, et vihma ka tuleb. Ega midagi, peab ennast vaikselt püsti ajama ja teeme väikse kohvi ja hommikusöögi ja pakime laagri kokku. Ja mis läks magamiskotil katki, siis on see, et siit jooksis nöör. See on siis selleks, et kui sa siia pea vahele paned, saad selle kokku tõmmata ja sul ei teki sooja kadu. Aga mul läks see katki ja kui tõmbasin siis, et rohkem soojas alla ümber pea, tuli see nöör kõik siit välja. Mis meil eile testimata ei, oli see imeline päikesepaneeliga akupank, nii et proovime kohe ära. Seisab siin. Juhtme järgi. Nii. Ja
minu telefonil on praegu 22%. ja vaatame, kas saame aku täis. Ma juba unustasin ära, et mul on naabrid ka seal kõrval ja kuna seal alles inimesed magavad, mis see kell on praegu, kell on 6:20 hommikul, siis ma ei hakka sinna minema, et neid pilpaid asju teha. Aga mul autos oli igaks juhuks selline asi. See on siis piirituse põletiga krang ja nii-öelda kokkamissüsteem. Ja ma teen sellega, et ei hakka teisi äratama ja siin metsa alt hakka seda risu nii palju kokku vedama, et tahaks kiirelt kohvi ära teha. Kohvi jaoks on mul see kaasas. Muidu tundus küll, et jah, siin peaks teda ilusti tegelikult valmis saama. Aga jah, mul endale ei meeldiks ka, kui magad ja keegi tuleb sinna kirvega toksima, aga noh, jällegi, kuna see on siuke avalik koht, siis seda võib teha, aga ma ei hakka teisi niimoodi äratama, et õnneks on mul alternatiive ka kaasas. Hommikusöögiks siis Vietnami pärased nuudlid ja mul jäi seda kanakebaabi ka alles. Kohvi vaikselt valmib siin. Vaikselt niriseb juba. Jah, eile õhtuks olid meil siis aasiapärased nuudlid. Hommikuks sama asi, peaaegu. Need on nüüd mingid Vietnami pärased. Jäi täpselt parasjagu seda kana ka alles, et sai siia ära jagada. Nõnda. Segame korra kohvi läbi ka. Ma ei tea, kuidas teil sõbrad, aga alati, kui on kohvi mängus, siis tuleb isuga millegi magusa järgi. Õnneks poes sai eile üks saiake ka võetud. Mis ma siis nendest Temu asjadest arvan? Ma ütlen ausalt teile, et olen Temust tellinud ja kindlasti tellin ka edaspidi. Põhjus väga lihtne. Mul ei meeldi asjade eest üle maksta. Ma ostan ainult asju siis, kui ma toetan sellega otseselt mõnda enda tuttavat või sõpra, kes tegeleb näiteks väike ettevõtluse või sellisega. Aga sisuliselt kõik need samad asjad, mis mul tavaliselt vaja on, ma saan Temust ja kõvasti odavamalt. Lihtsalt meil siin Eestis on juurdehindlus nii suur, et see panebki nagu otsima neid odavamaid alternatiive ja noh, eks ma olen elus jõudnud sellisesse punkti ka, kus ma ikkagi vaatan, mida ma ostan ja kuhu ma oma raha panen ja lihtsalt maksta 5-kordne hind samasuguse asja eest. Minu talupoja aju ei võta seda vastu, aga kõik need tooted, mis me siin nüüd ära testisime, siis mulle kõige rohkem kindlasti meeldib see tarp. Tarp meeldib juba sellepärast, et siin on niisugused mõnusad aasad, kuhu panna nööre või vaiasid, et selle eest kindlasti 10 punkti. Olen kunagi varem tellinud igat sorti õhkmadratseid AliExpressist kui ka mujalt. Üks mulle kingiti matkaspordist ja need ei kestnud üldse, aga see siin, ma ei tea, ei hakka ära sõnuma, aga mulle tundub, et sellel asjal on nagu jumet, et sellega isegi võib täitsa looduses hakkama saada. Padi oli huvitav, selline hea kaasaskantav matkapadi. Magamiskott oli ka täitsa okei, et selles mõttes saab seda ka kasutada. See kott oli siuke, ega ta suurem asi ei ole, aga samas jällegi lihtsalt metsa kaasa võtmiseks ma arvan, et kõlbab küll, et siin kindlasti suvemajja lähme, siis hakkame sinna ka mingit varustust tekitama, et siis ma ei pea kogu aeg Tallinnast vedama Lõuna-Eestisse endale asju. Et tekitan sinna ka mingi nurga ja ma arvan, et suurem osa neist asjadest, mis
mis te siin nägite, lähebki sinna suvemajja. Lisaks mulle väga meeldis see risupliit, toimis väga hästi. See saab ka kindlasti edaspidi kasutust. Temu osas ma alati kuulen nii siukseid erinevaid asju, et küll keegi tellis midagi, et kõik oli halb kvaliteet ja mõni ei ole üldse rahul ja see, aga tegelikult ma arvan, et kõige tähtsam on see, et tee natuke eeltööd ka. Vaata, mida inimesed sinna tagasisidesse on postitanud, et üldiselt, kui ma midagi tellin, siis ma ei võta ühtegi asja, kus ei ole tagasisidet. Ehk siis esimese asjana ma lähen alati vaatan sinna tagasiside lahtrisse, kus inimesed oma pildid ja videod laevad ja selle järgi siis teen oma otsuse, mis te praegu siin näete. Ma panin selle järgi, et mida on kõige rohkem ostetud ja siis järjest hakkasin sorteerima ja võtsin sealt siis nende tagasisidede järgi. Et mulle see tool ka väga meeldib. Tool hakkab ka suvel kindlasti väga palju kasutust saama. Et see on natuke sarnane nagu mul üks teine matkatool on, aga see on kordades suurem ja kõrgem ja mulle meeldib see juba rohkem. Päikesepaneeliga akupank. Igatahes praegu mul on aku laadinud 50% peale. Küll aga telefon ütleb, et slow charger ehk siis aeglane laadija. Aga võib-olla sellel asjal on isegi jumet. Nüüd ma ei ole kindel, palju ta siin päikeseenergiat endale sisse tõmbas, aga ma katsun ta nii tühjaks lasta, kui saab. Ja siis järgmises videos kunagi, kui me kuskil maastikul oleme, siis me paneme ta päikse kätte ja vaatame, katsetame siis uuesti. Et nii saab kõige parema ülevaate. Lisaks veekott oli päris huvitav, millega sai veed läbi filtreerida. Isegi kuskile reisile minnes, et tahad lennuki peale või kuskile minna, lükkad selle kokku ja ta ei võta väga ruumi. Ja pärast on sul siis siin 1800 milliliitrit vett olemas. Pikale lennureisile näiteks hea võtta, kui ma ei tea, Tallinna lennujaamast või kuskilt lähed. Veel kord tänan kõiki toetajaid, kes siia projektile õla alla panid. Olen teile südamest tänulik ja nagu video alguses ütlesin, siis tänu teile see video üldse teoks sai. Nüüd, mis hakkab edasi saama, on see, et järgmises videos mulle saadeti midagi huvitavat ja järgmises videos me läheme, teeme natuke süüa, katsetame ühte ägedat asja ja ajame niisama juttu. Peale seda sõidame suvemajja, lööme Tallinnas kaubiku kõiki asju täis, mööblit ja mis seal vaja läheb ja viime siis need suvemajja. Peale seda mul hakkab puhkus ja katsun siis ka mõne video selle puhkuse jooksul teile tuua. Haugil saab keeluaeg läbi, kindlasti lähme proovime haugi kätte saada, mõne kolli kinni püüda. Lisaks olen siin mõne teise videotegijaga ka natukene suhelnud, et lähme teeme kellegiga koos kuskil looduses mõnusat olemist ja natuke jutuajamist ja nõnda ta läheb. Siis vahepeal tuleb kevadtorm, pean seal olema, olen veidi pikemalt eemal ja siis meil ongi juba järsku suvi käes. Suve algusesse teeme ühe reisi, ühe väga odava ja lühikese nädalavahetuse reisi. Lähme uurime seal natuke ringi. Siis tulevad juba jaanid. Siis on mul terve kuu aega puhkust, kus saame ringi seigelda ja asju teha. Läks liigseks mullisemiseks ära. Aga ma loodan, et teile meeldis see video. Mulle endale väga meeldis kõikide nende asjade otsimine ja planeerimine ja purkida sai. Nii et aitäh, et sa selle video ära vaatasid ja kindlasti kommenteeri, laigi Tellise kanal. Me oleme peaaegu 3000 tellija juures. Olge mõnusad, näeme järgmises.